ajutise puu sillas. Kas isa oli siis seal piirivalves või metsas? No siis Vene ajal lõpetati see piirivalve ära seal üks aeg. Mingi aeg ta oli, et oli Vene ajal ka veel see piirivalve Läti-Eesti vahel. See oli see Valgamaal. Ta mingid eraldusmärgid võeti siis selle vormi pealt ära ja ehitati ja õmmeldi siis Vene need märgid ja mingid eraldusmärgid siis peale, aga siis mingi aeg kaotati see piirivalve üldse ära ja saadaks siis metskonda tööle. Ja kui küsiti, et miks mobilisatsiooni alla ei läinud või siis oli kõigil meestel juba vastus selge, et me ei ole kutset kätte saanud. Jäigi sinna paika. Aga 44. Isa läks 43. mobiliseeriti ka Saksa sõjaväkke. Ja siis ta ikka, ma ei tea, seal oli ka range kord, et kui ei lähe, siis hakatakse perekonda sinna kindlutama ja läks, aga isa oli siis. Tuvastati, et süda ei ole päris haige ja ta oli mingi tagavara väeosas, et Viljandis päris rindel ei läinudki, et sealt siis kui juba see rinne liikus läbi Eesti sakslased taganesid, et siis ta siis jalga, et pärast oli ja desertöör, nagu ei tahtnud sakslase arendada. Aga me läksime, olid ema ja olime, aga isa kodu ei jõudnud üldse, et see vahepeal nii palju edasi, et ei saanud tulla. Ja läksime metsa. Seal oli päris hulk rahvast, üks kus me elasime, oli üks suur talumaja, et seal osa oli siis selle vana mõisa maja, et siin oli siis piirivalve, korter oli ka kahetoaline eraldi ja Taheves ja siis Mustajivi järel. Ja pere sellel talul oli siis 2 komandikku suur sellest hoonest, et siis koos läksime nüüd kõik metsa ja see vererahvas, talurahvas võttis kõik need lehmad kuskil, ma ei tea, üle 10 lehma olid siin karjasid. See oli päris suur jõukas talu. Ja läksime metsa niisuguse kohta, et kuskil üks metsasiht, seal lai läks sealt ligidalt mööda ja see rinne siis seisis, et me olime nagu Saksa poole, see jõgi oli piiriks ja niisugust lahingutegevust seal nagu ei olnud, et ühel pool jõge olid siis venelased ja teist pool oli, kus meie olime sakslased seal Läti pool seal. Ja sakslased siis avastasid ka, et meil seal metsas seal sakslasi eriti ei olnud, aga mingid grupid liikusid ikka siia-sinna. Ja taheti siis, et läheks ikka tagalasse, et vähemalt 10 kilomeetrit, aga siis seal söödeti
seda ohvitser, kes käis seda kamandamas ära rääkimas, et me ikka, kus me ikka lähme, et nii palju loomi ja harja ja inimesi ja väikseid lapsi ja seal metsas. Selle koha peal päris hulka inimesi. Ja siis selle talu peremehe tütar oli keskkoolis, et see oskas saksa keelt. Ja selle oli nagu tõlgiks ja siis viimati siis ohvitser oli käega löönud ja ütlenud, et teiste sakslaste, kes oli kaasas oli, et las ta on ja et siia kindlasti venelased tulevad, et siin saab olla meil üks tulepunkt. Ja ma ei tea, kas on nädal mööda läkski ja siis tuligi venelaste rünnak just sinna metsasihti, mis oli kaunis seal selle koha ligidal, kus me seal metsas olime. Ja sakslased ütlesid, ja ehitage siis igaks juhuks omale need punktid ka, et saate varjumine. Aga inimesi nagu jõiatavad, see tulevad saab olla ja enne kui see venelased sinna jõudsid sinna kohale, kus me metsas olime, päris mööda. Olime natuke sihist eemal, oleks kõrge koht oli ja aga ikka inimesed kaevasid oma need punkrid ka valmis või koopa muud asjad. Ema ja isa olid mõlemad? Siis oli isa ei olnud veel kodu jõudnud. Ema oli siis 4 lapsega? 4 lapsega, ja siis hakkas. Aga need lehmad olid siis seotud puude külge, olid muidu need karjad ega ennem seal ikka selle lagedal alal päris nagu niitud. Ja aga siis olid kinni seotud sinna puude külge ja ööseks natuke kaugemal ja sinna see tulelöök tuli miinipildujatest lasti mehed nii palju teadsid ja mingid väiksed kommid olid, et mõtlesud, et väike auto nagu maast jäi, aga ta ikka see looma ja see ei tulnud sinna punkrite peale, või tuli sinna koha peale, kus loomad olid. Selle talu loomad olid kõik siis kas olid surma või rabelesid lahti ja panid minema metsa. Ainult meil oli ka leht, et meie jäi ellu ja siis selle talu peremehe orme ja vanker olid tegema. Ja siis venelased jõudsid, siis oli juba, see tulelöök oli nii palju enne, et siis venelased ei varjendanud see midagi, et liiga vaba. Vanaisa ei tulnud ka üldse kaasa? Vanaisa, kes jäi sinna? See sinna kodukohta, kus me elasime, üks Taiu vanasel oli vanem mees. Meil oli sinna, oli siga ja ma ei tea, kas talupelemehel oli ka vist üks siga sinna jäetud. Algul olid sakslased tulnud sinna, siis talu kanad kinni ja mingi väeosa oli sinna tulnud ka, olid seal nädal aega olnud. Ja siis olid meie siia ära peristanud. Kaua olite seal? Metsas võib-olla olime see on ikka üle paari nädali, kui 3 nädalat metsas olime, kui enne kui see kaevasid mehed, oli ehitatud. Tänapäeva laste unistus.
kuuseokstes see kardab jah, pimendust ja haigust ja kuuseokstes niisugust niisugused varjuvad sõna, et siis tuli magamist lagedal aeval ei olnud, sai sinna alla minna siis. Sõit tegi siis piima ja lehmad süüma ja päris seal mingid sõdurid kambad käisid või rühmad käisid ka juuremehed, kes nad olid, need kes siis piima joomasid. hakkab juba nagu minema. Pakkusid meestele suitsu aga siis see loomad hukka sai ja talu kari oli kõik. Lõpuks, kui venelased sinna jõudsid ja siis ajasid, see oli õhku vastu oli see rünnak, et hommikul siis anti 2 tundi, et venelased juba olid siis seal. Sakslased nagu vist taandusid, läksid lihtsalt eest ära ja seal mehed rääkisid, et 10-15 minutit enne venelased sinna jõudsid, läksid viimased sakslased ära. Pandi peale ja meie lehm oli siis pandi sinna taha kinni ja koorma otsas siis oli sinu ema istus. Ta oli 3-aastane. Aga kas ema oli siis juba sinna, sinu ema oli juba haige? Minu ema ei olnud siis seal. Läksime Jannis Pillapaariga ja minu ema ja meie ema oli siis ikka nii tubli, et oma lehma ja see lehm ikka läksime siis paar kuud ei see linna sinna pidame, päris kodu ei saanud, läksime siin ma ei tea, ühe tuttava kaudu, niisugune metsaküla oli, 10 kilomeetrit pidime siis linna jäi koivada jõe taha pidama, saab 2 kuud. Siis pidime kodud eelmine seal ma käisin ja karjas, siis seal oli ka talu, kus me olime, et selle koos. Aga kus sa koolis käisid siis? Mis koolis sina käisid? No siis käisin Hargla koolis. Nii, tere, mina olen Rasmus Kada ja pärit Vargsi Nuiast, mängin Eesti röötspilli, mis on siis seepill on Tarmoška ning võib-olla hiljem tutvustan, et mis nende siis 2 pilli vahega on, aga esimeseks looks teeks siis juubilarile sünnipäevalaulu. Tõuseme kõik püsti ja siin laulame.